Tere, väekas eestlane! Mina jälle siin järjekordse teadusavardamise minutite episoodiga. Ja kuna teadusavardamise minutite üks väga suur osa missioonist on arendada inimeste emotsionaalset intelligentsust, siis seekord tuli minuni selline teema, nagu seda on kadedus. Mis asi see kadedus on? Miks ta on vajalik ja mis on tema sügavam sõnum? Sest kui me mõistame seda, siis tegelikult me saame seda kasutada enda kasuks, mitte siis vabanduseks, et siis midagi teha või mitte teha siin elus. Vaatame siis kadeduste sisse. Mis asi see kadedus on? Alustame sellest, et see on emotsioon. Isegi definitsiooni leidsin, et kadedus on siis emotsioon, mis ilmneb siis, kui inimesel puudub, kui teisel isikul on olemas mingi oskus, asi või saavutus, mida kadedust tundev inimene endale soovib või tahab, et teisel inimesel seda ei oleks. Nii, siit definitsioonist väga hästi kohe nagu rullus lahti kahte tüüpi kadedust siis. Et alustame sellest, et kadedus siis, et ma tahan midagi, mida minul ei ole, mida kellelgi teisel on. Jälle see tuleb siin hästi see naabrist parem asi mulle kohe nagu meelde. Et eestlasele on kogu aeg olnud hästi oluline või see on võib-olla pigem tänapäeva selline asi, mis on saanud oluliseks, et et mul on ikka kõvem auto ja suurem maja ja ägedam naine või mees või mis iganes on ja et kogu aeg käib mingi võistlus. Ja kadeduse selline sügavam mõte tegelikult on väga oluline, sest tegelikult kadedus on selline ühiskonnas edasiviiv jõud. See paneb nagu kodanikuühiskonnas inimesed tegutsema. Et me ikkagi prooviksime veel paremini areneda kogu aeg edasi, et kadedus tegelikult on selle jaoks. See on see, mis see kadeduse eesmärk on oma päris olemuses. Sest siis see annab nagu jõudu meile, see peaks meid innustama nagu edasi liikuma veelgi veelgi paremaks, veelgi, et me pingutaksime ja unistaksime ja mõtleksime suurelt ja et see on selle jaoks on tegelikult kadedus mõeldud. Aga siis, miks on kahte tüüpi kadedust, siis ongi sellepärast, et tegelikult kuna meid on hästi julgustatud siis otsima sellist kinnitust enda sisemistele soovidele väljaspoolt maailmast või kuidagi otsima mingisugust nagu validatsiooni või et keegi teine nagu ütleks meile, mida meil on vaja teha või kuidas elada või kuidas olla, siis tihtipeale on, õigemini siin ühiskonnas on tekkinud selline asi nagu ohvri mentaliteet. Sellest on ka eraldi video siin sama kanali peal, nii et kui siin natuke tahad paremini aru saada, mis see ohvri mentaliteet on, siis vaata kindlasti seda videot ka. Aga igatahes, kuna on inimesi, kes on siis ohvri mentaliteedis ja nad ei arva endast suurt palju, enese väärtus on madal, siis selline üks kadeduse vorm on siis selline toksiline kadedus, nagu psühholoogid nimetavad, et ongi nagu hea kadedus ja nagu halb kadedus. Tõmbame siin duaalsuseks, eks ole. Et on siis see kadedus, kus ma, nagu siin ütles, või tahab, et teisel inimesel seda ei oleks. Et ma näen kellelgi midagi on, mida mina nii väga tahaks, on ju. Siis mõtlen, raisk, kurat küll on tõbras, tead, ma ei tea, tal võiks seda mitte olla. Ma võib-olla isegi hullem, ma soovin midagi halba talle, et ta sellest ilma jääks või midagi iganes. Et see on selline halb kadedus, kus me tegelikult soovime teisele inimesele halba. Ja siin ma tahaks ikkagi kutsuda tagasi sellesse kohta või vaatame iseendasse, et miks me soovime teisele inimesele halba. Et tegelikult inimlikkuse seisukohalt ära tee teisele seda, mida sa ei soovi, et sulle tehtakse. Ja see käib ka selle kohta, mida sa mõtled inimesest, eks ole. Et kui sa soovid inimesele halba, siis tegelikult sa ju kaudselt soovid iseendale halba. Ja küsimus siis on see, et miks sa soovid iseendale halba. Et miks see tuleb sellest ohvri mentaliteedist, eks ole, et ma ei saa hakkama, mina niikuinii seda kunagi ei saa ja ma ei hakka üldse proovimagi, on ju, sest ja nii edasi, et sa ise juba kannad ennast maha enne, kui sa oled üldse proovinud, eks ole.
et tal nagu nii veab ja tal on, ma ei tea, kuldlusikas suus sündinud ja mis iganes on ja asju me endale suudame siis välja mõelda. Miks meie suudame ja keegi teine ei suuda. Et see on niisugune tüüpiline ohvri toolis istuv inimese mõtlemine või inimese, kes siis ei väärtusta ennast. Ja tegelikult juba ta ei anna isegi endale võimalust proovida ja ta isegi ei anna endale võimalust siis olla edukas. Ja tihtipeale see tuleneb ka sellest, et kui me istume seal ohvritoolis, siis meil on ekslik arusaam edust ka. Et me mõtlemegi, et inimesed istusid ja siis üks päev lihtsalt kukkus neile kõik see sülle, on ja see, ma ei tea, see auto, mida sa tahad või see maja või see pere. Et meil on väga vale arusaam sellest, et see kuidagi juhtus järsku, eks ole. Tegelikult on edu väikeste valikute summa, nende valikute summa, mis me teeme iga päev ja sealhulgas ka ohverdused, et mida me siis ohverdame. Ja üks asi kindlasti, mida edumeelsed inimesed ohverdavad, on vingumine ja enda maha kandmine, et need on sellised asjad ja teiste halvustamine. See on üks hästi oluline edu tunnus, et sa ikkagi õpid siis julgustama teist inimest. Isegi siis, kui sa ei ole seda ise kunagi kogenud oma peres või oma lähedaste hulgas, keegi pole sind julgustanud, siis see on oskus, mida saab õppida. Julgustama nii iseennast kui siis teisi enda ümber. Nii, ja siis on see heatahtlik kadedus. See kadedus siis, mis innustab meid siis ka, et näiteks ma näen kedagi, et wow, et ta sai mingi auhinna või mingi tunnustuse millegi eest. Ja ma tunnen nagu kadedus, mõtlen, wow, ma nagu imetlen, aga samal ajal natuke on nagu, et ma tahan ka. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult see kadeduse tunne on meile nagu selline kütus või nagu inspiratsioon, et ma innustun sellest, et teine inimene on saavutanud midagi vägevat, midagi sellist, mida suure tõenäosusega mina soovin. Et kadedus tegelikult näitabki meile natukene, mitte natuke, vaid näitabki meile iseenda soovide kohta ka, et mida meie siis soovime. Et annab meile siis aimu sellest, mis soovid meie sees on ja kuhu me tahame jõuda või mida me tahame oma elus saavutada või saada või olla. Et see on väga hea viide, eriti kui sa võib-olla oled ära unustanud, mida sa üldse tahad siit maailmas, et oled kogu aeg kellegi teise elu elanud ja mingisuguste normide järgi liikunud, mis tegelikult pole üldse sinu omad, siis see on väga hea töövahend selle jaoks, et tegelikult jõuda tagasi sellesse, et aga millest üldse mina unistan. Ja see on ülimalt hea töövahend tegelikult. Ja sinna siis seda kasutada selle jaoks, et liikuda ise edasi, areneda, õppida ja liikuda siis veelgi parema versiooni poole iseendast. Et see on selle jaoks ja selles mõttes see kadedus on hea tahtlik siis või innustav või toetav, on ju. Ja Aristoteles on ütlenud sellise ägeda lause, et kadedus on nagu valu, mida me tunneme teise inimese õnne pärast või õnne üle siis, on ju. Et usutakse, et kadedus on tegelikult see, mis teebki inimese õnnetuks tihtipeale, eriti see just see toksiline kadedus. Et me oleme kuidagi nagu jääme kinni sellesse kohta, et mina ju ei saa ja kuidas temal nii hästi on ja ja siis kuidagi, ja siis ongi, et me jääme nagu hästi-hästi õnnetuks ja me ei luba endal ise olla õnnelikud. Kui sa oled väga õnnetu elus, et sul ei ole midagi, siis tegelikult see on koht, millest läbi liikuda. Et seal on jälle tuleme ikkagi tagasi siin ohvri mentaliteet, et ma nagu pigem haletsen ennast, kui siis astun vastavaid samme siis selle soovitu suunas. Sest kõigil on võrdsed võimalused. Ükskõik, kus sa tuled, ükskõik, kes sa oled, ükskõik, mida sa oled oma elus kogenud. Küsimus on alati sinu tahtes. Mida sa siis tahad. Ja tahe on selline asi, see on nagu, vist olen teinud ka tahte kohta ühe video. Ma pead muidugi siin ei anna. Saad ise surfata ringi siin kanali peal. Aga tahe on nagu muskel. Seda tuleb treenida, et kellelegi anta kulbiga tahet kaasa, kui sa siia tuled. Et tahet tuleb treenida ja tahet me treenime tihtipeale läbi katsumuste, läbi eksimuste, läbi väljakutsete. Ja nüüd ongi see, et see ekslik arusaam siis edust tihtipeale toetub ka sellele, et inimesed kardavad ebaõnnestuda.
ja siis nad pigem nagu, ma ei hakka üldse proovima, kes niikuinii ma ebaõnnestun ja siis, siis ongi juba kõik metsas ja. Aga tegelikult saamata aru, et kõik need ebaõnnestumised ongi need nii-öelda ehituskivid, need sammud siis edukuse ja õnne ja sinu soovide poole. Et ebaõnnestumine käib asjadega kaasas ja ebaõnnestumine tegelikult see on lihtsalt õppimise protsess, on ju. Aitab meil saada siis vastavad töövahendid, mida meil on vaja selle jaoks, et üldse siis võtta vastu see, mida me soovime ja millest me unistame. Sest üks väga oluline nagu takistus, mis on sellel ees, et kas me saame seda, mida me ei saa või kas me saame seda, mida me soovime või me ei saa seda, on see, et me tihtipeale mõtleme, et me ei ole väärt seda. Et me sealt all nagu seal kadeduse kõige all tiksub see tunne, et niikuinii ma tegelikult ei ole seda väärt. Ja kui sa mõtled, et sa ei ole seda väärt, siis tegelikult isegi kui see sulle tuuakse kandikule ette, siis tuleb see eestlaseks, et mis nüüd mina, andke teistele. See märter, see ohvrimentaliteet, see, et minul ei ole vaja, ma saan vähesega hakkama, et kui me ei võta seda vastu, no mis mõtted seda siis on meile üldse pakkuda. Et sellega tuleb teha iseendast tööd, et me mõistaksime, et me väärime kõige parimat siin elus ja et me ei lepiks siis mingisuguse puruga laua peal, eks ole. Selle jaoks tuleb siis astuda vastavaid samme ja ohverdada ka mingeid asju siin elus, eks ole. Ja eelkõige siis üks asi, mis ma ütlesin, 2 asja, et on see vingumine ja teiste kritiseerimine. Et eriti nende inimeste, kellel siis on justkui need asjad, mida sa siis soovid või mida sa väga tahaks. Ja muidugi jälle veel üks hästi oluline koht on see, et kuna see maailm baseerub hästi palju sellise välisele, et ma kuidagi otsin mingit tunnustust kuskilt väljaspoolt ennast, siis tihtipeale inimesed teevad selle pärast mingeid asju. Siis tuleb alati vaadata nagu sinna alla, et kas see, mille üle ma nagu tunnen kadedust teisel inimesel on, mida saavutan, siis, ja et ma nagu justkui tahan seda ka, et kas see on nüüd sellepärast, et ma päriselt seda tahan või see on sellepärast, et ma tegelikult tahan seda tunnustust, mida tema saab ja mul on justkui jäänud kuskilt saamata, et ma kadestan nagu seda kohta, et siis ma äkki saan selle tunnustuse. Et siis see tuleb ikkagi haava kohast, see tuleb sellist haavunud kohast, kus ma tegelikult, mul on mingi haav, mul on jäänud mingi tunnustus kuskilt saamata ja siis ma pingutan nagu selle nimel, et kuskilt seda saada ja ma näen, et kui ma selle saavutan, siis see vend sai tunnustust, et äkki mina saan ka, on ju. Et see on jälle ikkagi haava kohast, aga kui muud ei ole, siis õpid kindlasti sellest protsessist ennast paremini mõistma, et miks me midagi üldse teeme, kas me teeme seda tugevast sisemisest kutsest või sellepärast, et keegi ütleks mulle, et kuule, sa oled jumala äge venna. Tegelikult, et see tuleb ikkagi, see peab tulema iseenda seest või see võiks tulla iseenda seest, sest siis see on päris puhas ja see ei ole väljaspoolt mõjutatud. Et siis tegelikult vahet ei ole, mis tornaado sinu ümber on, sina seisad ikkagi kindlalt oma tões. Ka siis, kui keegi meeleheitlikult proovib seda ümber lükata. Et lihtsalt oma ebakindlusest on. Et see on väga oluline aspekt, mida siis märgata, et kus kohast see kadedus tuleb ja mida ma siis päriselt soovin. Et see on mingid küsimused, mida võiks siis endalt küsida. Et miks näiteks, kui me oleme kadedud midagi peale, ma ei tea, kellelgi on mingi imeilus suur armastus, eks ole, leidnud partneri, kellega kõik on ilus ja kõik on täpselt nii, nagu nad soovid. Ja siis kuidagi tekib mingi kadedus. Ja siis tulebki nagu küsida, et aga miks see loeb, miks see mind üldse huvitab? Ja siis ausalt endale otsa vaadata, et miks see mind siis huvitab? Kas ma tahan ise ka päriselt sellist asja, sellist suhet on ju? Ja mis siis justkui, mis asi see on nagu minu sees, mis seda tekitab? Seal võib väga palju aspekte olla, eks ole. Et see on selline iseendale ausalt otsa vaatamise koht. Nagu ikka, kogu elu on. Kui sa tahad areneda, siis tuleb endas kogu aeg vaadata. Et mida rohkem sa kogu aeg väljast mingid asjad taga ajad, seda rohkem sa ära tegelikult eksid. Ja selles mõttes eksid ära, et sa lõpuks ei tea enam, kes sa oled. Ja see on üks väga pime koht, kus olla. Siis teine asi kadedusest küsida endalt, et mida ma sellest praegu saan õppida. Et näiteks, kui keegi saavutab midagi, seda ma mainisin ka enne, kui keegi saavutab midagi või tal on midagi, mida sa soovid, et mida sa õpid sellest praegu, et kas see on siis jälle mingisugune asi, mida mina ka soovin
või seal on mingisugune näiteks see tunnustus, mis on minul kuskilt jäänud saamata ja ma mõtlen, et äkki ma saan selle siis läbi selle tegevuse, on ju. Et mis see motiveerib seda kadedust, see on ka see, on ju. Ja tegelikult siis kadedus on väga-väga vajalik asi, jõuame tagasi algusesse, et see on siis sellise kodanikuühiskonna edasi innustav jõud siis, et me ikkagi prooviksime ikkagi paremini, me jääks kinni mingitesse kohtadesse ja ei mõtleks, et nüüd on kõik tehtud, nüüd on alad seina peal, nüüd rohkem ei ole vaja midagi teha. Siis lõpeb see elu siin maa peal ära, eks ole, ühel või teisel viisil. Tegelikult kogu aeg on arenguruumi, et evolutsioon on ju selle sama arengu definitsioon, eks ole, et kogu aeg areneme edasi, et me ei jää kuskile kinni, sest kui me jääme kuskile kinni, siis me sureme välja nagu dinosaurused, on ju. Nemad ei kohanenud keskkonnaga, on ju, siis nad surid välja. Ja kadedus on hästi tihedalt seotud ka puudusteadvusega. Ma puudutan natuke seda kohta ka, et kui on see nii-öelda see ohvrimentaliteedis kadedus, siis on see, et inimene näeb ainult seda, mis on puudu kogu aeg. Et ta ei keskendu nendele võimalustele. Ja siis see teine kadedus, see heatahtlik või see toetav või see innustav kadedus, see näeb ikkagi, et okei, mul ei ole võib-olla kõike seda, mida mul praegu või nagu kohe on vaja või kogu selleks protsessiks on vaja. Aga mul on midagi mul on esimesed sammud on mul olemas ja siis ma keskendungi nendele, ma lähen järjest edasi, ma keskendun nagu küllusteadvusele. Et see on jälle valik, on ju. Kas ma näen kogu aeg seda, mis on halvasti või ma näen kogu aeg seda, mis tegelikult on, mis võimalused mul on ju. Kus see fookus on? Küsimus on alati fookuses, et kuhu me valime selle fookuse siis pöörata. See on valik, see on väga lihtne ja igapäevaste valikute summa või otsuste ja tahte küsimus jälle, on ju, tahe, hästi oluline komponent siin. Ja üks hästi ilus mõte on, mida ma üks päev lugesin ühte raamatut ja tabasin selle mõtte sealt seest ja kliipsin selle lausa oma seina peale ja see oli selline hunahõimu filosoofia. Ja see kõlab nii, et õnnista seda, mida sa endale soovid. Ehk siis, kui sa näed kedagi, kellel on midagi, mida sa soovid, kes on saavutanud midagi, mida sina soovid, siis õnnista seda inimest. Saada talle häid soove. Sa ei pea talle minema. Sa võid minna seda talle ütlema. See loomulikult väga ilus on, kui me julgeme üksteist ka julgustada. Vahet ei ole, kas sa oled siis, ma ei tea, võõras tuttav, kes iganes. Et selline üksteise julgustamine on alati ilus ja oodatud, aga enda sees. Näiteks, ma ei tea, sõidab mööda mingi ägeda autoga inimene, ma ei tea, mis iganes see sinu jaoks on, Mercedes, mingisugune, kes Ferrari, mis iganes see sinu jaoks on. Sõidab mööda ja sa näed seda autot. Ja kui sa tunned nagu kadedust, vahest tuleb isegi, et sõidab siin, on ju. Siis tea, et see on tegelikult sinu võimalus praegu tulla sellesse kohta, et okei. Ma tahan ka vist sükest asja endale. Mulle ka meeldiks sellega ringi sõita. Ja siis päriselt tuled sellesse kohta, et vau, et äge. Sa oled saanud midagi, mida sa väga soovid ja sa oled suure tõenäosusega väga pingutanud selle nimel, mõeldes siis nagu sellest teisest inimesest. Ja saada talle päriselt õnnistust. Päriselt ka, et nagu täiega õnnistan siin mees või täiega õnnistan siin naine, kes sa oled pingutanud tegelikult selle nimel, mida sa soovid. Ja päriselt ka siis õnnista. Et õnnistama ei ole ainult mingi püha isade värk, eks ole kuskil on. Ja see õnnistus käib meie endaga ka kaasas. Ja me saame ju õnnistus tähendab põhimõtteliselt head soovimist teisele inimesele. Seal ei ole mingisugust teadust taga. Et soovi sellele inimesele päriselt heas, enda sees. Ja tegelikult sa annad sellega universumile sõnumi, et ma tahan ka. Sest kui sa soovid teisele inimesele head, siis sa saad seda ka vastu. Sa saad seda, mida sa annad välja. Ja muidugi vaata ka siis seda kohta, et kas see hea soov tuleb päriselt südamest või see tuleb nagu sellest kohast, et nagu ma soovin head sulle või ma soovin head sulle, et nagu ma soovin sulle ainult sellepärast head, et siis äkki mina saan ka vaata. Et see ei tule enam nagu puhtast kohast, see tuleb juba sellest kohast, kus sa tegelikult ei soovi hea soovimise pärast või sellepärast, et sa siiralt oled rõõmus teise inimese üle, vaid sa soovid sellepärast head, et sa ise ka saaks midagi. Et seal on nagu ikkagi see tagamõte ja see ei ole siiras. Et hea soovlikkus võiks olla siiras, sest siis see loob
armastust, see loob küllust, see loob mõistmist, ühtehoidmist ja ühtsust. Ja need on kõik need asjad, mida me tegelikult inimesena väga-väga soovime, väga-väga vajame. Seega jälle koht, millega tööd teha, et selline tänulikkuse päevik on, väga julgustan pidama, et iga päev kirjutada üles midagi, mille eest sa oled tänulik või mõeldagi lihtsalt selle peale enne und näiteks. Sest kõik, kus on sinu fookus, seda sina oma ellu juurde ka saad. Nii et ma loodan, et täna see inspireeris sind siis õnnistama kõike seda ja neid inimesi, keda sa siis või saavutusi või asju, mida sa siis soovid oma ellu. Või asju siis, mis teistel on, mitte nagu asju. Võid asju ka õnnistada, metsa saab õnnistada, eks ole, et ta oleks hoitud ja oma lapsi ja kõike, kellele sa soovid head, et õnnistamine tähendab hea soovimist ja puhtast kohast südamest. Ma päriselt soovin sulle head. Täpselt nii nagu ka mina, väekas eestlane, soovin sulle head. Soovin, et sa julgeksid unistada hästi suurelt. See, et mida suuremalt unistad, seda parem, sest siis jõuad vähemalt poole peale, et väikselt ei ole mõtet. Siis ei saa tavaliselt midagi ja siis oledki õnnetu ja innustagu iga kadeduse hetk, kui sa tunned kadedust kellegi suunal, märka neid kohti. Sest see ütleb sulle midagi sinu enda kohta, midagi sinu enda sisemiste sügavate soovide kohta. Ja et sa leiaksid need soovid ja unistused ülesse. Ja looksid täpselt sellist elu, mida sa soovid. Vaba, rõõmsat, õnnelikku, külluslikku, sest sul on kõik see võimalused olemas. Kõigil on valikute küsimus. Kõik siin elus on valik. Et vali südamega ja vali hoolega. Tänan sind, et elad ja avastad ja avardud veelgi enam sellesse, kes sa päriselt oled ja julged vaadata otsa endale ka sellistes kohtades, kus sul ei ole kõige mugavam, aga need kohad tavaliselt õpetavadki meile kõige rohkem. Seega väga väekas eestlane, ilusat püha sulle ja näeme siis järgmisel korral, järgmises teaduse avaldamise minutites. Seniks aga ole hoitud.